valvepoormeister. Kuigi valvepoormeister sündis Tallinnas, veetis ta lapsepõlve Järvamaal Albu vallas. Nii on maaelu poormeistrile hingelähedane. Ise ütles ta kokkuvõtvalt, minu elutöö, kui nii suureliselt võib väljenduda väikese inimese puhul, on teoks saanud maal. Poormeistri esimene hoone valmis ometi linnas. Selleks oli lillepaviljon. See on poormeistri puhul ka väga märgiline teha lilledele paviljon, sest peale keskkooli lõppu õppis ta ehisaiandust. Aga kuna algas teine maailmasõda, pandi kool kinni. Pooleli jäid ka agronoomia õpingud. Alles peale sõja lõppu astus poormeister Erkisse ja erialaks valis ta aia ja pargi kujunduse. Kurtna sovhoosi administratiivhoone teeb vist kadedaks iga linnainimese. Arhitektide valvepoormeistri Väino Tamme ja Vello Asi kavandatud hoone väärib tõepoolest neid arvukaid preemiaid, mis on saadud nii vabariiklikel kui ka üleliidulistel konkurssidel. Ega maal pea inimesed katkistes stressides käima ja elama laudas või kasvuhoones. Seepärast hakkas poormeister maa-arhitektuuri moderniseerima. Valmisid Kurtna linnukasvatuse katsejaama peahoone, taimekaitsejaam Sakus. Jäneda sovhoostehnikumi õppehoone puhul tekib küsimus, kas Sydney ooperimaja on saanud siit inspiratsiooni? Suuremat osa tema töödest peetakse sõjajärgse modernismi tippudeks. Poormeister ei lennanud oma majadega loodusele peale, et tehke aga plats tühjaks, vaid justkui istutas hooned kenasti maastikule. Sündisid terviklikud maailmad, interjöör, eksteriöör, haljastus ja siseviimistlus põimusid ühte. Jah, selleks peab meister olema. Ja kui üldiselt käib kingsepp paljajalu, siis poormeister projekteeris ka endale kodu. Lisaks projektidele ja joonistele kujundas poormeister ka aiapäevikut. Aastas 70 leiab sissekande, uus pihlakas istutatud sissepääsu juurde. Pihlakas on minu südamepuu, sõbralik õnnepuu.